Tere tulemast! Täna räägime teemast, mis on hetkel maailmas üliaktuaalne. Sukendume tehisintellekti ja autoriõiguse keerulisse maailma ja vaatame, millised reeglid hakkavad kujundama loomingu tulevikku. Alustame kohe päris provokatiivse küsimusega. Kas tehisintellekt saab laulu varastada? Ja see pole tegelikult enam mingi tuleviku fantaasia. See küsimus on praegu käimasoleva hiiglasliku juriidilise lahingu keskmes ja mis võib täielikult muuta seda, kuidas me muusikat ja kunsti loome ning ka tarbime. See küsimus on praegu Ameerikas ühe hiiglasliku kohtulahingu keskmes. Maailma suurimad plaadifirmad on kohtusse kaevanud AI muusikageneraatori nimega Suno ja see juhtum võib loovuse tulevikku muuta. Aga alustamegi siis otse sündmuste keskpunktist, kohtusaalist, kus muusikatööstus on tõmmanud väga selge piiri. Me räägime muusikatööstuse hiiglastest nagu Sony Music, Universal ja Warner Music Group. Ja mida nad väidavad? Nad süüdistavad Sunot massilises autoriõiguste rikkumises. Nad ütlevad, et Suno on oma tehisintellekti treeninud tohutu hulga nende muusikaga ilma luba küsimata. Üks tunnistaja on sarnases asjas öelnud, et tegemist on ilmselt suurima intellektuaalomandi piraatlusega riigi ajaloos. See viibki meid Ameerika õigusruumi kõige keerulisema ja ausalt öeldes segasema osa juurde. Selle nimi on õiglane kasutus ehk fair use. See on põhimõte, mis lubaks teatud tingimustel kasutada autoriõigusega kaitstud materjali ilma loata. Aga AI kontekstis on selle tõlgendamine muutunud täielikuks peavaluks. Ja kui segaseks asi võib minna, vaadake seda. Meil on siin üks ja sama föderaalkohus, aga kahe täiesti erineva kohtuniku, kaks täiesti vastandlikku otsust. Üks ütleb, et jah, AI treenimine võib olla õiglane kasutus. Teine ütleb, et ei, see kahjustab loometurgu ja pole seega ka õiglane. See tekitab Ameerikas tohutu õigusliku ebakindluse nii arendajate kui ka loojate jaoks. Ja loojate seisukoha, nii emotsionaalse ja ka rahalise, võtab väga hästi kokku Ameerika helisalvestustööstuse assotsiatsiooni ehk RIA avaldus. Nad ütlevad otse välja, et kunstniku elutöö varastamises ja sellega konkureerimises ei ole midagi õiglast. Nii, aga samal ajal, kui Ameerikas käib selline kohtusaagade rägastik, on Euroopa valinud hoopis teise, palju ennetavama tee. Euroopa Liit ei oota, kuni probleemid kohtusse jõuavad. Selle asemel luuakse juba ennetavalt tehisintellektile selgeid mängureegleid. Näiteks hiljuti vastu võetud AI seaduse kaudu. Eesmärk on lihtne, luua õiguskindlus, kaitsta loojate õigusi ja tagada neile õiglane tasu. Ja mis on siis need tööriistad Euroopa töökastis? Esiteks muidugi palju kõneainet pakkunud EL-i tehisintellekti määrus ja teiseks on meil juba olemasolev autoriõiguse direktiiv digitaalsel ühtsel turul. Nende mõlema fookus on tagada, et innovatsioon austaks autorluse ja originaalsuse põhimõtteid. Aga kuidas see reeglistik siis päriselt töötab? Asi taandub tegelikult kahele väga olulisele mõistele. Esimene on TDM ehk teksti andmekaeve. See kõlab keeruliselt, aga tegelikult on see lihtsalt tehniline termin selle kohta, kuidas AI mudelid õpivad, analüüsides tohutul hulgal andmeid. Ja see on oluline, sest need andmed, see on põhimõtteliselt kõik, mis on internetis. Sealhulgas ka näiteks digitaalsed õppematerjalid. Ja siit tulebki see kõige suurem erinevus Ameerikaga. Euroopa annab loojatele midagi, mida nimetatakse loobumisõiguseks ehk opt-out. Mõelge sellest kui digitaalsest sissesõit keelatud märgist. See annab autoritele, sealhulgas ka õppematerjalide loojatele, seadusliku õiguse öelda stopp, minu tööd te AI treenimiseks ei kasuta. Ja et see pole lihtsalt mingi teooria, siis vaatame reaalset näidet. Saksamaal Hamburgis oli just hiljuti kohtuasi, kus fotograaf kaebas kohtusse Lioni nimelise andmebaasi. Kohus otsustas fotograafi kasuks, sest Lion oli eiranud tema selget keeldu oma tööde kasutamiseks. See näitab, et loobumisõigus reaalselt toimib. See kõik puudutas siis keskkondade AI treenimist. Aga mis saab siis sellest, mis AI-ga luuakse?
kellele see kuulub. See viib meid viimase olulise küsimuseni. Euroopas on asi üsna selge. Autoriõigus on inimkeskne. See tähendab, et teos peab olema autori enda intellektuaalne looming. Lihtsalt nupule vajutamine ei tee sind veel autoriks. Loeb see, kui suur on sinu loominguline panus. Ja et sellest paremini aru saada, vaatame seda loomingulise kontrolli spektrit. Oletame, et annate AI-le väga lihtsa käskluse. Kass rulaga kosmoses. No siin teeb AI peaaegu kogu loomingulise töö ära. Ja see pilt tõenäoliselt autoriõigust ei saa. Aga nüüd, kui te annate palju detailsema käskluse, nagu siin näha, kus te kirjeldate kassi, rula, detaile, emotsiooni, tausta, siis teete te ise palju vabu ja loomingulisi valikuid. Ja sellisel juhul on teil juba palju tugevam alus väita, et see on teie intellektuaalne looming. Niisiis, me näeme, kuidas siin kujuneb välja 2 täiesti erinevat tulevikunägemust tehisintellekti ja loovuse jaoks. Üks ühel ja teine teisel pool Atlandi ookeani. Ja see slaid võtabki selle kõik ilusti kokku. Ühel pool on reageeriv Ameerika, juriidiline metsik lääs, kus kõik otsustatakse kallites kohtuvaidlustes, ja teisel pool ennetav Euroopa, mis püüab luua selge ja struktureeritud reeglistikku, mis keskendub õigustele ja läbipaistvusele. Ja see jätabki õhku selle suure küsimuse. Innovatsioon versus tasustamine. Kumb süsteem siis lõpuks paremini tööle hakkab? Kas Ameerika mudel, mis võib soosida kiiremat innovatsiooni, või Euroopa oma, mis seab esikohale loojate õigused? Lõppude lõpuks on oluline meeles pidada, et loovuse tulevikku ei otsusta mitte algoritmid ise, vaid need reeglid, mille meie inimesed neile kirjutame. Vastutus las meil, et ehitada selle uue tehnoloogia ümber mõistlik ja eetiline raamistik.